Väga nimekad jooksjad on siit olemas väljas, eeskätt vaatame Tartu võistkondi, Maarja Kalev tänase sprindivõitja, püüdmas Janeli Toomelit. Tänase kolmikhüppevõistluse teist kohta siit, Maarja Kalev on ta juba kätte saanud ja Tartu Kalev siis liidrina seda jooksu jooksmas on. Maarja Kalevi vahetus läheb üle Kaia Soosaarele, täna siis kaugushüppes teise koha saanud läheb siis nüüd Margit Kalk püüdma omakorda Kaia Soosaart siit ja kõrvu tulemusega muidugi Lišanna Ilves Rakvere kergejõustikuklubist Vike täna siis kaugushüppes noorte rekordit uuendanud. Tartu Akadeemiline spordiklubi on liider Kaia Soosaar ees, Tartu Kalev tulemas teisena ja kolmandana siis Rakvere kergejõustikuklubi Vike. Kaia Soosaar vahetab Külli Kallasele ja vahetab teisena Tartu Kalev, nüüd ka saadab teile Marit Juki ning Vikel läheb jooksma Elis Penek, neljandana on siis Nõmme kergejõustikuklubi kas pisut jäänud Annika Zakarias, aga esikolmik püsib siis muutumatuna, 2 Tartu klubi ees. Kõigepealt Külli Kallas ja viimast vahetust läheb jooksma neil Sara Hellermaa ja tartlannadel saadab siis Tartu Kalevis Maret Jukk teele Reisika Adojani. Rakverel jookseb Terje Kaunissaar ja Nõmmel ja viimast vahetust jooksma loomulikult Helin Meier, tänase 400 meetri jooksu parim, aga nüüd läheb põnevaks kätte, kas saab kätte Tartu Kalevist Sara Hellermaa praegu Reisika Adojani või mitte. Nii, igal juhul siit lõpuni minnakse Reisika Adojan versus Sara Hellermaa siit ei, jääb samaks ja Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi lõpetab võitjana Tartu Kalev teine ja kolmandal kohalt pressib Helin Meier mööda.